Tere, head kuulajad ja vaatajad! Taas kord kuulama Eesti Tulevikuuuringute Instituudi taskuhäälingut ja mul on väga hea meel, et tänases episoodis on meil külas professor Eerik Terk, Eesti Tulevikuuuringute Instituudi asutaja, pikaajaline juht, Tallinna Ülikooli professor ja ka tänaseni väga aktiivselt tulevikuuuringutega tegelev inimene. Tere! Et sina oled, Eerik, Eesti tulevikuuuringute nii-öelda ajalooline mälu ja üks põhitegijaid. Ja tänases arutelus ongi minu eesmärk mõista tulevikuuuringute ajalugu Eestis, mis selles valdkonnas siis kõik toimunud on ja ka sinu mõtteid tänase Eesti tulevikuuuringute maastiku osas. Aga alustuseks ma küsingi seda, et mis sind, Eerik, tulevikuuuringute juurde tõi? Kuidas see valdkond Eestis alguse sai? Ega sellele viimasele küsimusele ei ole üldse niisama lihtne vastata, sest siis peaks nagu määratlema, et mis loob see tulevikuuuringut ikka on, et mis asjad siis sinna nagu sisse lähevad ja mis see lähe. Muidu ei saa nagu rääkida, et millal ta peale hakkas. Et inimesed on ju ikkagi võib-olla, et kogu aeg, ma ei tea, kui pime keskaeg välja jätta, et püüdnud ikkagi tuleviku osas mingeid visioone teha ja ennustusi ja prognoose ja kuidagi nagu arvutada, et mida tulevik võimaldab nagu teha, mida ei võimalda teha. Aga nüüd see, mida nimetatakse ikkagi nüüd kaasaegseteks tulevikuuuringuteks, see sai alguse kusagil, on kokkuleppelist arvatakse, et sai maailmas alguse kusagil 40 aastate teisel poolel, 1940 või 1950 aastate algul. Ja nüüd kuidagi öelda, et Eestis oleks enne seda ka 200 vahel või ma ei tea, tsaari ajal või midagi tehtud, mida nagu võiks kuidagi nagu tulevikuuuringutega siduda, siis ma arvan, et eriti võimalik ei ole, et võt eestlased on olnud selline ratsionaalne rahvas, et nad on kuidagi pigem arutanud niimoodi, et võtame mingid eeskujud, et kuidas saada, ma ei tea, haritud rahvaks ja arenenud rahvaks ja milleks iganes ja siis nagu niimoodi arutame, et kuidas nagu siis sinnapoole liikuda, et see, et kuidagi niimoodi visata oma mõte kuhugi mingisse kaugemasse tulevikku või niisuguse uhkemasse visiooni või millesse väga harjumatusse, et see nagu vist ei ole nagu eestlastele varem väga iseloomulik olnud. Ma ei tea, võrreldes tšehhidega, kel on Karel Čapek, kes ju oli selle termini robotlooja ja kinnistas nagu tšehhid selle roboti terminiga nagu tulevikuuuringute ajalukku. Aga siis, kui nüüd see tulevikuuuringute, ütleme enam-vähem praeguses arusaamises nagu lähenemine tekkis peale teist maailmasõda, ega siis ka seda, ütleme, otseühendust nagu Eestisse väga ei olnud. Ütleme, mina teen seda vahet niimoodi, et tulevikuuuringud, sellest võiks rääkida sellest ajast, kui ma olen kasutanud seda terminit, et hakatakse mängima nagu žongleerima mitme palliga korraga. Et need on siis nagu võimalikud tulevikud, tõenäolised tulevikud, usutavad tulevikud ja soovitavad tulevikud. Et kuidagi püütakse seda pilti nagu nende peal genereerida kuidagi tervikuna. Et see maailmas tekkis ja näiteks tekkis ka selline stsenaariumi termin, mis on tulevikuuuringutes väga keskne. Mis võetis üle, ma ei teagi täpselt kuivõrd kino, kuivõrd teatri kunstist. Ja kogu see kaunidus muidugi esialgu mõnekümne aasta ulatuses Eestisse ei ulatunud. See oli rohkem selline ameeriklaste ja prantslaste hobi ja laienes nagu siis ütleb võib-olla siis Lääne-Euroopas ja mujal maailmas ka, aga mitte siiapoole seda raudset eesriiet. Aga ma küsin, Eerik, vahele, et miks prantslased ja ameeriklased üldse hakkasid siis tegelema tulevikuuuringutega? No vaat seal on natuke erinevad põhjused.
tähendab, prantslastel see seostus võib-olla rohkem nagu sellise korporatiivse sektoriga. Ja noh, kuna seal oli ka selline riik püüdis nagu seal peale teist maailmasõda nagu seda terviklikku arengut koos suurfirmadega korraldada ja ajada, et siis nagu said populaarseks sellised lähenemised, et kuidas seda koos teha, et ütleme, et noh, et ärid areneks ja sotsiaalsed probleemid laheneks ja riik tugevneks ja noh, ühesõnaga tekkis nagu seda tüüpi nagu selline hoiak. Noh, ütleme, et seda on püütud ja hüüda, et see on nagu selline, ütleme, et kuigi ta haaras riiki kui tervikut, riik terviks, aga mingis mõttes korporatiivne, et palju ideid tuli nagu suurfirmade tasandil, kuidas seda teha. Nüüd noh, Ameerikas on asi teistmoodi. Ameerika oli ikkagi nagu üliriik ja temal oli ju see sõjaline ülekaal maailmas ja see, et kuidas ikka nagu kommunistidega hakkama saada ja kuidas, kui sõda tuleb, kuidas siis nagu sealt terve nahaga välja minna ja noh, Herman Kahn on neil üks põhialgatajaid füüsikahariduselt. Tema kirjutas raamatu, et kuidas mõelda mõeldamatust, noh, et kuidas mõelda näiteks tuumasõjast ja nii, et see oli nagu sihuke, ütleme, militaristide pool ja ütleme, et see tulevikuuuringut teke oli, ma olen natuke huumoriga öelnud, et see oli nagu, et kui humanistide ideed ühelt poolt, korporatiivsed ideed teiselt poolt ja militaristide ideed kolmandalt poolt kuidagi kokku said. Et näiteks noh, stsenaarium on meetod, mida on igal juhul mõtet kasutada, eks ole, ükskõik siis mis tüüp asjadega tegemist on. Aga nüüd, kui Eestist rääkida, siis siin on jälle natuke nagu Šveigis, et ega seda ka ei ole, et midagi ei ole. Tähendab, mis nüüd ikkagi näiteks sellel, kui mina ülikoolis õppisin 7 aastat esimene pool, täitsa olemas oli prognostika. Mäletan, et ma ostsin endale veel sealt õppevahendit ja kioskist õppevahendi pealkirjaga prognostika meetodid. Polnud üldse kehv õppevahend, seal olid kvantitatiivsed meetodid rohkem, kuidas siis prognoose teha ja noh, see on selles mõttes sihuke naljakas lugu, et Nõukogude Liit oli ju sihuke, noh, ütleme, tõeliselt voluntaristlik riik oma ajaloo jooksul ja Nikita Sergejevitš Hruštšov kuulutas välja, kuidas järgmine põlvkond või praegune põlvkond juba saab veel kommunismi ajal elada ja muud taolist jama, aga siis ilmselt kuidagi nagu ehmatati ära natuke selle peale. Ja juba noh, Hruštšovi nagu hilisematel võimuaastatel ja Brežnevi nagu esimestel võimuaastatel siis nagu ikkagi hakati rääkima seda, et noh, et me oleme plaanimajandus igavesti äge, aga et noh, et plaane saaks siis teha, kui ennem on prognoosid tehtud, et vene keeles sihuke termin, et predplaanava ja razrabotki, noh, plaanieelsed sellised töötlused ja noh, sinna nagu selle mõista sisse siis mahtus see prognostika päris hästi. Nii et noh, ta ei olnud keelatud teadus, ta oli selline propageeritud teadus isegi, aga ta kasutamine nagu ei võtnud mitte miskit pidi vedu. Ja vedu ei võtnud ta sellepärast, et ta ei sobinud lihtsalt sellisesse, noh, ütleme, parteiliselt ja ideoloogiliselt langetatavate põhiotsustega seotud nagu kavandamissüsteemi. Aga no mingis mõttes võib ju mõelda, et tulevikul oli Nõukogude Liidus väga oluline roll, sest sul oli väga selge tulevikuvisioon, kuhu suunas liikuda. No võib-olla sinna ei mahtunud erinevad stsenaariumid. Ma arvan, et eks Nõukogude Liidus ka ikkagi osa natuke selgemalt mõtlevaid inimesi kusagil ehmatas ära, et see praegune põlvkond kommunismi ajal, et tundus, et see vist oli nüüd üle võlli pakutud, aga noh, visioon oli, aga seal oligi niimoodi, et aga noh, mis sest visioonist kasu on, kui sa ei saa seda visiooni selgemaks vaielda. Alternatiivsed nagu arutelud olid ju nagu enam-vähem keelatud. Tähendab, noh, millest võis kirjutada sellest teaduslik tehnilist progressist. Et kuidas meil hakkavad, ma ei tea, liikuvad maanteed olema ja tehased nagu ise toodavad ilma seal inimesteta ja sellest võis nagu kirjutada, aga et noh, et alternatiivsed mingid tuleviku variandid,
ka sotsialismi raames, no see oli nagu sihuke keelatud maa. Nüüd, no mida võis teha, võis sellist pragmaatilist prognostikat võis ju nagu esialgu välja käia, et oleks teha, aga teda ei suudetud rakendada, selle tõttu just kohta nagu ei olnud. Et kui sa paned jäigalt nagu ette, et meil nüüd on vaja ikkagi teha poliitiliselt selline otsus, no siis pole pika peale enam suurt mõtet neid prognoose ka teha, sest see voluntaristlik otsus tuleb kusagilt, noh, partei kõrgtasandilt, eks ole, ja võib-olla operatiivselt ja et nad see värk nagu ei töötanud ja teine lugu oli muidugi salastatus. Tähendab, kõik prognoosid olid rangelt salastatud Nõukogude Liidus. Minu kolleeg omal pärastine Eesti Majandusjuhtide Instituudi ajast Raul Renter kirjutas doktoritööd prognostikameetodite peale. Ja noh, siis seal on nagu empiirist materjali ka vaja, et mitte, et sa ei kirjuta meetoditest, aga noh, pead näitama, et kuidas need meetodid töötavad ja noh, siis ta pidi otsima endale sihukest tohutult süütut asja, et mille prognoosiga võiks siis nagu kuidagi avalikult välja tulla. Siis ta lõpus leidis, et see on nagu vajatava kirjapaberi hulk Nõukogude Liidus, et kuidas prognoos, seda palju paberit tarvis läheb. Ja siis pärast selgus, et ikkagi, et ta kaitsmine kuulutati kinniseks ja materjal salastatuks. Sest ka see oli prognoos. Ja kui ta kirjutas pärast raamatu koos kaasautoriga, seal polnud ühtegi numbrit sees. Tähendab, seal võis ainult meetodist kirjutada. Nii et noh, sihukese jama raames nagu polnud eriti võimalik nagu selle asjaga edasi liikuda. Ja muidugi siin nüüd on nagu teine probleem tekib ka, millega ma olen nüüd siin uuemal ajal kolleegidega olnud vahel vaidlusi, et osa inimesed ütlevad, et mis sa üldse sellest prognostikast räägid, et ega see pole tulevikuuuringud. Et kaasaegse tulevikuuuringud ju ei püüa nagu midagi ennustada, et nad ainult niimoodi töötavad tulevikuga ja et see on hoopis teine kast, lükka kõrval ära, sellest üldse räägi. Aga minu arvates see asi päris niimoodi ei ole, sest omal ajal prognostikas tõesti kõige populaarsem lugu oli see, et püüti nagu leida selline keskprognoos või et kuhu tõenäoliselt asjad liiguvad. Ja siis nagu võeti ajuvuspiir. Et kui nagu mingit situatsioon läheb kehvemini, siis see nagu hajub sinnapoole, ma ei tea, nii mitu protsenti ja kui läheb paremini, siis nagu hajub teisele poole. Et see oli tõesti siuke tehnokraatlik nagu mõtlemisviis, mis oli prognostikas küllalt nagu levinud, aga ta ei olnud ka 100%, ka tegelikult prognostikas ikkagi vähemalt teooriaraamatute järgi võis teha ka alternatiivse prognoosi, eks maailmas tehti ka alternatiivse prognoosi ja teist küljest nende kaasaegse tulevikuuuringute kohta mina ei ole nõus, et seal midagi ei ennustata. Ma väidan, et ennustatakse ikka, et kui me korraldame, ma ei tea, mingid tulevikuuuringud, kus ühesõnaga kõik variandid meile ümber me seal seletame ja arutame, on sellised, mille tõenäosus on 0 või mida me üldse ei usu. Siis nagu ei ole sel tegevusel suurt mõtet või sel võib olla mõtet ainult mingi aju lahti harjutamise ülesannete raames, et võtame kõik piirangud maha ja genereerime täiesti vabalt, et mis kõik võiks juhtuda. Aga sellist tasemeks tulevikuuuringute alases töös ikkagi need stsenaariumid, mille kallal nagu töötatakse, on ikka kõik vähemalt usutavad ja ka teatud tõenäosusega, mitte ilmtingimata kõrge tõenäosusega. Nii et see kattuvusala on nagu täiesti olemas, aga võib-olla nagu selle jutu keeru lõpetuseks ma nagu pigem ütleks, et mis mind natuke teeb nukraks, et kui Nõukogude Liidus selgus, et prognostikal polnud nagu kohta selles tegelikus valitsemis ja nagu arengu kavandamissüsteemis ja planeerimissüsteemis, siis omavalitsusega praegu ka väga ei ole. Tähendab, praegu Eestis tehakse küll päris palju stsenaariumeid ja arutatakse, aga kui me vaatame, et kuidas nagu see reaalne otsustusprotsess sellega kokku käib, et mis sealt stsenaariumi piltides vastu vaatavad, siis seal on see kokkupuude minimaalne. Ühesõnaga, et tegelikult need kõrgametnikud ja poliitikud, kes pärast neid otsuseid teevad, need nagu stsenaristika-alases töös personaalselt reeglina ei osale.
Nad tahavad saada endale laua peale neid, ütleme, stsenaariumi variante, et mis siis mingisugused huvigrupid või teadlased või kes iganes on välja töötanud ja ütlevad, et noh, et meil võib neid tarvis minna ja me saame neid arvestada, aga tegelikult väga tihti nad töötavad nagu teise loogika järgi ja väga nagu nende alternatiivide peale mõtlemist laua peale on pandud. Hakkavad genereerima lihtsalt mingite probleemide lahendamist või mingite kulude kokkuhoidu või ma ei tea mida. See on tegelikult väga huvitav teema ja ka päevakohane valitsemisvaldkonnas, avaliku halduse teemades, kus me räägime sellisest säilenõtkest või jätkusuutlikust valitsemisest ja seal all ka täiesti konkreetselt tulevike valitsemisest. Et kui me juba siia hüppasime, siis milline selline ideaalne tulevike valitsemise lähenemine võiks siis olla, mida avalik sektor saaks kasutada? Ma võib-olla seda valitsemise terminit nagu väga ei armasta või pole harjunud mõtlema selle termini kaudu niivõrd, aga no ma arvan, et see peaks ikkagi olema selline, kus ühesõnaga need, ütleme, põhipoliitikate valik toimuks alternatiivsete variantide, alternatiivstsenaariumite läbi arutamise teel, kusjuures see oleks sisuline arutelu, kes siis osaleksid ka need, kes hiljem ikkagi neid poliitikakujundamise otsuseid nagu langetavad, mitte et nemad töötavad ainult nende valmis stsenaariumite produktide baasil, sest neil ei teki nagu seda tunnetust või seda taju, et mille tõttu just need alternatiivid tekivad ja mis mõjud on nende stsenaariumite koostajate arvates nagu kõige olulisemad ja miks mõeldakse nii, aga mitte mõelda naa ja kuidagi niimoodi, et noh, siin tekib muidugi üks küsimus, et see on see, et kui tuleb väga kiiresti otsustada, et siis ei ole nagu väga aega võib-olla pikalt nagu mingit pikka tuleviku uuringute sessioone teha, ma ei tea, aasta jooksul või poole aasta jooksul, aga tegelikult see asi nii hull pole. Ma mäletan, kui firmade tasandi näide tuua, kui tekkis see IT-firmade buum ja seal 2000 algul ja tohutu kasv ja meie Skype'id ja nii edasi, siis näiteks IT-firmad tegelesid stsenaariumitega väga hoolega ja tõsiselt, ainult et nad tegid seda väga kiirkorras, olid spetsiaalsed formaadid, kus mitte ei olnud niimoodi, et keegi pool aastat analüüsib, aga need võtmeotsustajad ise nagu mängisid kiirkorras läbi erinevad variante, aga täiesti sellise, ütleme, tulevikuuuringute reeglite või stsenaristika reeglite järgi, et tegelikult see ajasurve ei ole nagu number üks küsimus, aga võib-olla ma katsuks natuke seda ajatelge pidi nagu liikuda. Jaa, hüppame algusesse tagasi. Liikuda mitte päris algusesse enam, et aegade algusesse, aga et millal nüüd tulevikuuuringud ikkagi Eestis nüüd aktualiseerusid, siis see on kusagil 1980 aastate keskpaik. Võib-olla isegi mõned aastad enne seda, kui meil Mihhail Gorbatšov Nõukogude Liidus nagu valitsema pääses. Ja seal olid nagu 2 kanalit, kuidas selle taoline informatsioon Eestisse jõudis. Ja üks kanal oli siis see, et hakati Eestis siiski tegelema sellise asjaga nagu strateegiline kavandamine, strateegiline juhtimine firmade tasandil ja mingite majandusharude tasandil. Ja selles informatsioonis on ikkagi väga tugev selline välismaa lääne informatsioonis, on väga tugev selline tulevikuuuringute moment sees, seal termin stsenaarium on täiesti keskne ja erinevad tulevikud ja kogu see, ütleme, instrumentaarium. Et Eestis nagu siin mitmes kohas, ütleme, majandusjuhtide instituudis ja Baidaris ja tekkis nagu selliseid, ütleme, juhtimiskonsultante, praegu ütleme ärikonsultante, kes olid endale lääne kirjanduse baasil siis selgeks teinud, kuidas nagu alternatiive analüüsida ja keskkonna võimalikke muutusi nagu välja joonistada
ja stsenaariumeid teha ja nii, et see on nagu üks kanal. Ja teine kanal oli see, et terminid stsenaariumid said Eestis ikkagi eelkõige tuttavaks sellise institutsiooni ja selle tegevuse kaudu nagu Rooma klubi. Tähendab, see oli 70 aastate algul Rooma klubi stsenaariumid maailma arengu kohta olid nagu väga populaarsed. Ja ma olen siin uurinud ka, ütleme, Eesti nagu sellistes teadusinstituutides ja see oli nagu teema, millest räägiti. Püüti välismaalt seda raamatut tuua, Nõukogude Liidus oli ka natuke selle kohta kirjutatud, küll mõnevõrra moonutatud, aga sai mingi pildi ette ja see teema nagu muutus kuidagi suhteliselt oluliseks just oma sellise, ütleme ühelt poolt alternatiivsuse toonitamisega ja teiselt poolt nagu selle toonitamisega, et käru võib kraavi sõita. Ühesõnaga, et tuleb nagu ennetada, ütleme, mingisuguseid selliseid väga rasketele tulemustele viivaid arenguid. Ja siin võib-olla Eesti pool ma tuletaks meelde ühe nime, kellel on väga oluline roll nagu minu arvates tulevikuuuringute tekkes ja see on Lembit Valt, kes oli taustalt füüsik ja teaduse metodoloogia ja teaduste akadeemia ja see oli siis vist Ajaloo Instituudi filosoofia sektsiooni või kateedri juhataja või kes täpselt neid nimetusi mäletab. Igal juhul tema koolitas noori väitekirjanikke. Luges neile loenguid ja õpetas ja tema oli siis Rooma klubi asjade suur fänn ja ta rääkis siis sellest ja vähe sellest, et ta rääkis Rooma klubist, ta pani ka 2 oma seda aspiranti kirjutama väitekirju Rooma klubi asjade peale ja nüüd sealt tekib isegi nagu päris korralik seos nagu järgnev, aga tähendab esiteks, kui me räägime pärast Eesti tulevikuuuringute instituut tekkes, siis Lembit Valt oli üks selle instituudi nõukogu liikmetest ja kes toetas, et hakata eraldi selline MTÜ vormis nagu sellealane keskus teha. Ja siis need 2 tegelast, kes kaitsesid Moskvas tollal võib-olla Nõukogude Liidu kõige progressiivsemas uurimisinstituudis, see oli Süsteemuuringute Instituut, oma väitekirjad. Üks oli Aado Keskpaik, kes hiljem ka mingil perioodil töötas tulevikuuuringute instituudis kraadiga tulevikuuurija ikkagi. Neid oli vähem. Ja teine oli Edgar Savisaar, kellest sai nagu sellise ütleme, stsenaristilise nagu liikumise käivitaja, ütleme juba sellisel Eesti tasandil. Nii et kuidagi need asjad hakkasid nii kokku jooksma. Ja siis see üks selline võib-olla kõige esimene nagu staadium, mida ma loeks nagu tõsiseks, oli see, et Eesti Majandusjuhtide Instituut hakkas siis tegema selliseid suuremaid, peaaegu et suure saali üritusi. Et mängida läbi erinevad alternatiivid mõned Eesti jaoks väga oluliste valdkondade arengus. Ja neist esimene oli haridus. Et haridusstsenaariumid olid ühed esimesed stsenaariumid, mida Eestis tehti sellise suure kambaga, et kus olid haridusinimesed eri tasanditel ja üldsuse esindajad ja püüti siis need variandid nagu välja joonistada. Seal näiteks hiljem tulevikuuuringute instituudi töötanud Krista Loogma oli näiteks seal üks nagu selle teema selliseid initsiaatoreid ja teine oli Eesti maaelu. Tähendab, sellal meile tundus, et see, mis Eestis juhtub, et seal on väga kesksel kohal saab olema Eesti maaelu. Et mis Eesti maal hakkab toimuma, et see maaelu ja põllumajandus kokku ei kukuks. Ja siis me tegime seal sellised ka, ütleme võib-olla mitte päris suure saali, aga mingi 40 kutsutud inimese üritusi, kus olid siis auväärsed põllumehed, peaagronomid, siuksed suured jorakad, onud sealt kolhoosidest ja foosidest ja siis teadlased ja siis kultuuritegelased.
kes ütlesid, et neid huvitab, mis Eesti asjast saab. Et noh, muidu seda Eesti põllumajandusega ei tuleks üldse nagu rääkima, aga nad saavad aru, et maaelu, et see on Eesti asi ja nemad tahavad ka nagu arutada. Noh, ütleme, seal oli kunstnik Jüri Arrak, ma mäletan, kuidas seal kaasa rääkis ja Ülo Vooglaid seal tuntud sotsioloog oli, kes aitas seda meil läbi viia. Ingrid Preeks hiljem, kes töötas Tulevikuuuringute Instituudis, oli nagu selle üks käivitaja, nii et me saime nagu päris ilusa kogemuse nagu siis nii hariduse kui maaelu baasil. Et kuidas ikkagi suurema seltskonnaga stsenaariumid genereerida ja arutada. Ja siis mingil momendil me võtsime Viitnale kokku siis erinevate selliste uurimiskeskuste ja ülikoolide inimesed ja tegime siis selle baasil ühe korraliku seminari. Pärast tegime avalduse, see pealkiri ei ütle mitte midagi, pealkiri oli vist kas keskkond või organisatsioon ja keskkond või midagi taolist, aga seal, mis nagu kirjutasime need, ütleme, alternatiivsuse ja tulevikustsenaariumite nagu metoodikat nagu jämedalt kuidagi läbi või lahti, nii et ütleme, et siis, kui nagu oli võimalik nagu Eestit pöörama hakata, ütleme kusagil aastal 1987 või nii, et siis oli meil nagu see, noh, ütleme, metodoloogiline pool oli nagu kuidagi enam-vähem valmis ja ette valmistatud, et hakata nagu kuidagi tulevikuuuringut ka sinna vankri ette rakendada ja noh, siis võib-olla üks selles mõttes sihuke suurem avapauk oli see, kui Edgar Savisaar, kes töötas siis plaanikomitee perspektiivplaneerimise osakonna juhatajana, oli nagu kuulnud, et ma stsenaariumitega ja tulevikuuuringut tegelen, kutsus ma välja ja näitas, ta oli teinud siis plaanikomitees nagu selliste osakonna juhatajate küsitlust, et mis on Eesti jaoks kõige olulised perspektiivprobleemid ja mis tuleks ära lahend, kust välja jõuda. Ja näitas mulle neid ja siis me vaatasime mõlemad neid pabereid ja teinud selle otsa ja jõudsime ühele järeldusele, et noh, et seal paberites ei ole väga midagi. Ma mäletan, kas ma ütlesin, et lausa et panni alla kõlbab panna, aga noh, midagi taolist. Ja siis selle peale tuli Savisaart järsku mõte, aga kuule, teeme avaliku stsenaariumi konkursi. Et las kõik Eesti mõtlejad pead tulevad kokku ja hakkavad tegema stsenaariumeid, et mis siis Eestist ja Eesti erinevate valdkondade arengust saab. Aga mis aastal see umbes oli? See oli 87. 87? Ja kui 87 sügisel tuli see Eesti isemajanduse ettepanek või 4 mehe ettepanek, siis see oli varem. See võis olla, ütleme, kusagil vara kevadel või kuidagi niimoodi. Ja noh, siis me nagu arvutasime, et kuidas seda teha. Ma ütlesin, et teatud taga, et see on keeruline värk, et ega seda nagu ei saa teha, kui metoodikat nagu ei valda. Saavõrdsime, aga tehkes metoodil lühend, et kuidas tuleb teha. Siis ma istusin oma kolleegiga Andres Saame, kes hiljem oli üks Hansa Panga loojatest muuseas. Istusime siis seal Savisaare kõrval kabinetis maas ja siis kirjutasime umbes 2 nädalaga valmis selle. Kust te selle materjali saite? Materjali me saime 2 asjast. Esiteks oma kogemusest ja teiseks Soomest. Mis see Soome materjal oli siis? Nii, ja Soome materjal oli, Soomes oli üks selline mees, kelle nimi oli Pentti Malaska. Tema oli Rooma klubi peasekretär mingil momendil. Aga peale selle ta oli viinud läbi kusagil 80 algul maailmas kõige esinduslikuma uuringu selle kohta, kuidas firmade tasandil stsenaariumid tehakse. Ja me saime selle kätte oma Soome tuttavate kaudu. Hiljem me valisime Pentti Malaska Tallinna Ülikooli audoktoriks, praegu ta oleks küll lahkunud. Aga noh, ja siis tema doktorantide väitekirju, siis me saime Helsingist kätte. Aga noh, meil oli juba endal ka midagi. Ja me olime nagu selle, ütleme, põllumaa või maaelu ja hariduse peal nagu juba niimoodi harjutanud. Väheke ja mingid mõtted olid ja teadsid, mis on strateegiline juhtimine ja et me ei pidanud nüüd kirjutama seda nagu lihtsalt maha. Ja noh, siis tegime selle juhendi valmis ja siis toimus nagu selle ürituse käivitamine.
mis on üldse lihtne, sest oli selgeks, et plaanikomitee esimees sellega kindlasti nõus ei ole. See oli Valeri Paulman. Nii et see oli selline vastuliikumise no, tema oli nagu siuke tõsine stagnant, vähemalt sel momendil. Ja siis Savisaar Ootskoli, ta läks kuhugi komandeeringusse. Ja siis korraldati mingi plaanikomitee kolleegium ja siis tuldi välja ettepanekuga, et käivitada siuke värk ja plaanikomitee katuse all ja initsiatiivil. Ja siis olid mõned siuksed väga tõsised ja Eesti mehed, kellest ma lugu pean, kes niimoodi vaatasid seda kuidagi siukse suurte silmadega, ütlesid, kuulge, et aitab nüüd naljast. Me oleme planeerimisorganisatsioon, et mis pagana stsenaariumit, ega me siin kinu ei tee. Aga ütleme, et see ei läinud üldse niisama lihtsalt, eks ole. Aga siis seal plaanikomitees oli ka nooremaid inimesi ja need toetasid ja kuidagi üle ääre siis nagu sai see käivitatud. Ja siis me tehti nagu siuke avaldus, et kõik, kes on see nagu kõrgharidus pidi olema ja pidi olema mingi kogemus mingites, praktilises valdkondades töötamiseks ja võis ise valida teema, et kas tehakse nagu Eesti peale või tehakse mingi Eesti jaoks olulise valdkonna peale. Stsenaariumid ja siis, kui ma sinna saali nagu sisse astusin, kuhu nad olid kogunenud, siis ma ehmatasin sõna otseses mõttes ära. Seal oli üle 100 inimese. Ühesõnaga, see oli see periood, kus oli siuke tohutu ergastamine või saadi aru, et mingid võimalused tekivad ja Eesti võib kuidagi liikuma hakata. Ja siis oli niimoodi, et käivitus üle 100 sellise minitiimi. Mõned vist olid ühe mehe tiimid ka, aga tavaliselt jooksid natuke suuremad. Aga muidugi, kuna me ikkagi nõudsime, et see võib olema metoodika, peab olema järgitud. Etapid siis nagu finišisse jõudis neist kusagil 30. Kas nad räägi sellest siis lähemalt, et kuidas kas nad iseseisvalt hakkasid siis oma teemades? Iseseisvalt, jah. Ühesõnaga, et nad said metoodika algul, seal vahepeal oli Savisaar oli tulnud välja selle 4 mehe ettepanekuga ja pidi paranda alla minema, et teda ei saaks lahti lasta. Nii et selle asja vedamine jäi nagu minu peale. Ja siis me tegime 2 seminari, et kutsume nad kokku, ütlesime, et nüüd me räägime veel, et kellel on küsimusi metoodika osas ja kuhu te olete põrganud ja kuidas seda teha või teist. Seal mingi osalus oli, aga ma ütleks, et see siuke tohutult lai oli. Aga ütleme, et me ei saanud seal niimoodi hoida kätt, et tehke nüüd nii, tehke nii, et paberi peal on need põhisammud nii ja tehke nagu oskate. Ja kui on probleeme, siis küsige. Ja siis tuli välja sealt, lõpus selgus see, et Eesti peale ei julgenud mitte keegi teha. Eesti kui terviku peale. Aga mis teemad seal olid siis? Aga teemad, mis olid päris head värgid, olid elamaehitus, kuidas korteriprobleemi lahendada. Siis oli põllumajanduse maaelu, 2 täiesti head, küllalt erinevate ideoloogiate baasil nagu välja töötatud nagu stsenaariumite paketti. Siis oli, kuidas nagu seda tehnoloogilist arengust kiirendada, viia Eesti tööstus tõesti, ütleme, nende asjade ja nende tehnoloogiate tasemele, mis nagu maailmas antud perioodil nagu olulised on, ütleme, sellised nagu teemad tekkisid. Ja mis oli, ütleme, pärast nagu tegime Teaduste Akadeemia presiidiumis tegime veel kokkuvõtte. Teaduste Akadeemia presiidiumi esimees Arvo Köörnaalis komisjoni esimees ja siis need olid kindlased ümbrikud, et kes on tööde autorid. Ja tegelikult ikkagi paljudel ei teatudki üldse, kes on autor. Sest mina olin ka komisjoni liige, ma nägin need nägusid, kui ümbrikud lahti tehti. Seal tuli täiesti ootamatuid nimesid ja pärast ka hiljem päris paljud inimesed, kes nagu, ütleme, Eesti poliitiks hakkasid kaasa lööma ja olid nagu nendes puntides sees. Aga siis me tegime nagu pärast kokkuvõtet, et asjal oli mõte küll, aga et mõte oli see, et peaaegu kõik jõudsid sinna maani välja,
et niimoodi ja praeguse süsteemi raames jätkata ei vii mitte kuhugi. Ühesõnaga, et noh, et asi lõpeb nagu, kui ei saa nagu käsi lahti, ütleme sellest Nõukogude üldsüsteemist ja Moskvale alluvust, et noh, et siis nagu tõenäoliselt lõpeb see asi läbikukkumisega. Et noh, et see nagu tugevdas seda arusaamist, et peab tekkima vähemalt majanduslik iseseisvus Nõukogude Liidust, et siis saab nagu neid asju teha. Ja siis tuli see 4 mehe ettepanek ja siis see oli järsku nüüd see müts. Et mis võimaldas nagu ühendada neid ideid, millega need stsenaristid seal varem nagu ühesõnaga rinnutsi olid ja et kuidas need kõik kokku panna. Nii et ta läks nagu väga ilusti, ütleme sellisesse üldisesse nagu sündmuste arenguvoogu. Aga mul on mõned küsimused selle kohta veel, sest ma ei ole varem sellest protsessist kuulnud ja see on väga põnev. Ma ütlen korra ühe asja vahele, et ta ei natuke selle 4 mehe idee või imeprojekti varju, sest siis hakkasid kõik sellest ju rääkima. Ja see, et noh, et mingi stsenaariumi konkurss ja see läks nagu kuidagi tahaplaanile, aga ta andis nagu oma panuse või see oli nagu jälle mingis mõttes siuke eeltöö, kus tekkis juba materjale, millega minna edasi siis nagu selle isemajandava Eesti kavade raames. Aga küsin. Kas selle stsenaariumi konkursi nagu tulem või ütleme sisend konkursiks oli siis kirjalik stsenaariumi dokument? Ahah, et nad panid selle kirja. Stsenaariumi paketid oma teemas ja kas nad pidid siis ka intervjueerima inimesi või mis see metoodika oli? See oli nende enda otsustada. Tähendab, seal oli öeldud seda, et analüütiliselt nad peavad läbima need ja need etapid. Et peavad näitama, et millised fooni arengud on need, mida nad silmas peavad, millised mõjutegurid, kuidas nad üksteist võimendavad, need asjad olid ette nähtud. Aga kas nad teevad seda mingi näiteks oma 4 kambaga või veel sealt midagi küsivad või see oli puhtalt nende otsustada. Ja kas sa mäletad, milline stsenaariumi pakett siis võitis? Mäletan küll. See oli väga põnev, sest sellest ei saanud, et tal oli märksõna, millest keegi ei saanud aru, mida see tähendab. Ja märksõna oli vallatus. Vallatus. Ja siis, kui see lahti tehti ja nähti, mis kamp seal taga on ja mida see tähendas, siis vallatus tähendas elu ilma valdadeta. Ühesõnaga, ja see mõte oli see, et maaelu ja põllumajand saab siis käima, kui reaalne omavalitsus tekib, eks ole. Nii et see oli nagu see trikk. Mis need auhinnaks said? Mingi väike rahaline auhind, aga mitte märkimisväärne. Aga noh, ütleme, et see au nagu oli ise. Ma arvan, et selle on nagu päris oluline. Ja isegi näiteks põllumajanduse osas oli nagu üks stsenaariumite pakett oli nagu, ütleme, rohkem nagu seotud selle kohaliku omavalitsuse nendega siukses seoses. Ja noh, ütleme, et seal nagu seda, et suurmajandid peavad kaduma. Seda juttu ei olnud. Ja teine oli siis nagu selgelt, ütleme, selline, ütleme, väike põllumajanduse. Keskne talud tagasi ja noh, ütleme, seda tüüpi loogikal, et selles mõttes see töötas, et noh, et enam sama temaatika, aga 2 tõesti nagu alternatiivset lähenemist olid. Aga mõlemad said näidata, et noh, et mis foone nad eeldavad, mis muid sündmusi, milliseid nagu nihkeid, mis juhul on midagi võimalik nagu kogu see mäng. Väga lahe mõte, otsime selle juhendi üles ja teeme uuesti. Juhend on olemas ja ka need võidustsenaariumid on see vist Teadusakadeemia presiidium lasi mingi rotaprint välja antena välja need paremad, need on arhiivis mul olemas. Aga siis muidugi tuli edasi, oli minu arvates üks järgmine samm, millest jälle keegi midagi väga ei tea, oli siis detsember 1989. Lähenemas olid valimised. Varakevadel parlamendivalimised. Eesti oli juba küllalt selgelt andnud mõista, et ta tahab Nõukogude Liidust väljuda.
ja enam nagu mingit tagasiteed ei olnud. Ja siis toimus jällegi 2-päevane stsenaariumite tegemine, mis minu arvates oli küllalt unikaalne. Ja nüüd aega on palju möödunud. Igal juhul mina mäletan seda, et ma aitasin nagu seda ette valmistada, aga mind seal kohal ei olnud. Ma olin kas Poolas või kus ma siis pidin sõitma. Ja pärast toodi siis need stsenaariumid, 2-päevane töö mulle laua peale, ma siis töötasin juba majandusaseministrina. Plaanikomitee oli muudetud nagu majandusministeeriumiks ümber ja toodi nad laua peale. Ja ma arvasin pikka aega, et nad on kadunud. Ja siis üks mu sõber leidis oma garaažist 10 aastat tagasi ülesse. Ja ma kirjutasin need tulemused läbi ja see oli täiesti fantastiline, sest seal oli väga palju ette nähtud, mis hakkab toimuma. 1991, seal oli 2 põhistsenaariumit, kus kõik need lood välja jooksid ja ühe nimi oli siis lühendatult oli sammumise stsenaarium ja teine oli tammumise stsenaarium. Sammumine versus tammumine. Ja et see oli see, et kui õnnestub nagu parlamendivalimistel valida selline või tekitada selline valitsus, kes hakkab küllalt nagu üksmeelselt liikuma korraga siis nii liidust väljumissuunas kui turumajanduse lahenditega edasiliikumise raames, see oli siis nagu see sammumise stsenaarium, aga see sammumise stsenaarium ei olnud üldse väga optimistlik. Seal me juba nägime ette ikkagi väga palju probleeme. Et mis ka siis juhtub, kui asjad, ütleme, väga hästi nagu saavad käivituda. Ja tammumine oli siis see, kus ei õnnestu üldse nagu tekitada sellist valitsust, kes hakkaks nagu nendes 2 suunas edasi liikuma, iseseisvus ja turumajandus ja see lõppes meil väga suure kriisiga millegiga, mis oli sõjaseisukorra kehtestamine millegi taolisega. Mingi vist ma ei mäleta, kas 1,5 aasta pärast palju me seda aega prognoosisime. Nüüd ütleme see, mis reaalselt toimuma hakkas, oli nagu tihti 2 stsenaariumi vahepealne, aga ta oli rohkem nagu sammumise stsenaariumi poolne. Ja seal oli ikkagi terve rida käike, mis hiljem tegelikult tõesti seosed tekkisid, oli ette nähtud. Ma olin need täiesti ära unustanud ja siis kui lugesin, ma olin ise ka üllatavalt ja mul on väga hea kiita, sest mina ei olnud autor. Ma ei kiida ise ennast, aga seal oli nii, et seal oli siis majandusteadlased, siis oli reformiga seotud kõrgametnikke, oli üks ports ja poliitikuid olid seal pundis ka, aga suhteliselt vähe. Ma mäletan näiteks, kus selles osaleed me ei suutnud pärast enam fikseerida, et kes nad olid. Püüdsime käekirja ekspertiisi teha, et kes need lõigud läbi kirjutas. Igal juhul akadeemik Hagelberg oli üks, kes oli seal kambas ka, ma mäletan. Ja siis ütleme hiljem reformiga ja siis Savisaare valitsusega seotud nagu valitsusnõunikke, nende kamp oli seal ja kas nemad kasutasid seda sama meetodit, mis olid stsenaariumid konkursiks välja töötanud? Ütleme, et nad olid mõnevõrra haritumad. Tähendab, sel momendil, ütleme, seda sai nagu koha peal juhendada, osa inimesi juba nagu seda metoodikat nagu jagas aga et see oli niimoodi, et 2 päeva ja ma arvan, et see võis olla mingi 25 inimest või 30 inimest lahusalus ja hakati nagu algusest peale ja ütleme, kuna varem oli juba neid igast analüüse tehtud siin plaanikomitees omal, mis majandusministeeriumiks sai, siis oli võimalik nagu ütleme sellele nagu baasile toetuda ja ideed olid nagu imeprogrammis kirjas ju ja et ütleme, et see foon oli siis juba ütleme palju kaugemale arendanud, et nüüd läks nagu põhiprobleem sellele, et kas Kuriveem õnnestub seda ellu viia või õnnestu ja kuidas see kogu selle Nõukogude Liidust väljumisega nagu kokku käib. Kas see oli siis selline protsess, mis pidi olema hästi varjatult tehtud? Kas see oli salajane? Jah, ega me ei jaotanud neid materjale kellelegi peale osalejate.
et siis osalejad teadsid seda ja osalejad teadsid ja noh, ütleme niimoodi, et ma igal juhul hiljem on näiteks üks Edgar Savisaare artikkel Äripäevas, mida on pärast hästi palju tsiteeritud, meil pealkiri on Pööre läände, et mis nagu tõestab, et tegelikult, et kui me õnnestub liidust väljuda, et siis tegelikult see on utoopia, et meil majandussidemed liiduga jääksid nagu alles. Et igal juhul nad väga tugevalt katkevad ja järelikult ütleme ainuke pääs on see, kui me suudame küllalt ruttu nagu lääne poole pöörduda. Ja noh, veel on mõningaid artikleid, et kui mis kasutasid nagu nende stsenaariumid ideid, aga stsenaariumid ise on isegi lõplikult vormistatud. Ta oli selline poolmustad materjal, aga noh, ühesõnaga juba täitsa selgel kujul, et mis stsenaariumid ja mis tegurid ja mis ohud. Ja see jäi sinna, ma ei teagi, mis viisil ta mu sõbla garaaži mingite kolimistega sattus. Aga oluline see, et noh, et need mõttekäijad, need inimesed, kes seal osalesid, hakkasid hiljem seda sama asja tegema. Seda turumajandamist ja Eesti väljumist nagu. Et see oli neil juba sees või nad olid selle läbi mõelnud, läbi vaielnud. Et see on selles mõttes minu jaoks nagu üks ideaalvariant. Et oli mingi selline hetk, kus oli tajuda, et suur pööre tuleb ja selle läbimõtlemine, ka riskide läbimõtlemine. Ja suur hirm oli ka. Ja suur hirm oli. Et me võime käia käpuli ja noh, ma ei tea, Eesti võib ükskõike mida toimuda. Ja ka Nõukogude Liit on nüüd otsustanud, et meid lahti laseb. Meil olid ka seal põhimõtteliselt sellised asjad nagu need venekeelse elanikkonna need vastukäigud, mis olid hiljem intrid ja need olid meil seal sees kirjutatud. Ahah, ja kas sul on need stsenaariumid kuskil siis olemas, Erik? Need on ka olemas. Meil on ka arhiivis mustantuna olemas. Ja ma kirjutasin lühikese kokkuvõtte sellest, see on avaldatud ka. Ahah, jah. Olen lubanud nende saadete salvestuste juures, et me märgime siis lugemismaterjali, et mis mainimisele tuleb, siis kuulajad saavad ka... Jah, kui nüüd on neid, kes tahaksid lugeda seda, mida kirjutatud 1989. aastal. Kindlasti on. See on päris vana aeg ikkagi. Me oleme suured tulevikuuuringute fännid, et proovime need veebiviited siis üles otsida. Aga nüüd, kas läheme seda ajatelge pidi edasi või kuidas? Kas me jõuame nüüd Tulevikuuuringute Instituudi asutamiseni? Jõuame ikka, jah. Jah. Kas esimese episoodi äkki tõmbame siin joone alla ja siis jätkame juba instituudi asutamisega? Ei, ütleme jah, et ma teen paar käiku veel, et siis mis võib-olla järgmine samm Tulevikuuuringutega oli siuke asi nagu Eesti Tulevikukongress. Ahah, jah. Ja see oli siis 91 lõpus, kus oli siis Rooma klubi, ma ei mäleta, kas ta oli asepresident või peasekretär, tuli ka isiklikult kohal ja kus siis nagu arutati juba seda, ütleme, Eesti arengu alternatiive juba selles mõttes, et kas selline puhtalt turumajanduslik kapitalistlik Eesti või roheline Eesti või mingi selline, noh, ütleme, sotsiaalselt hoidlikum Eesti, ja seal me tegime niimoodi, et igat stsenaariumit tegi seda tüüpi arengu fännklubi. Need, kes ise arvasid, et see on õige. Ja Ingrid Preeks oli peaministri nõunik, tema siis seda kureeris, aga näiteks ega peaminister nägi need stsenaariumid ka siis, kui on valmis olid. Mitte enne, ühesõnaga ikka need, ütleme, geograafid ja ökoloogid tegid oma seda rohelise arengu stsenaariumid, siuksed turumajanduse ärikestsed tegid oma seda ühte ja siis nagu siuke vähe alahoidlikum publik siis nagu tegi kolmandat. Kuidas te need variandid võtsite? Kust te need saite, need 3 erinevat varianti? Ma arvan, et see oli niimoodi, et algul vist Ingrid intervjueeris neid inimesed, keda ta arvas, kes võiks nagu sinna stsenaariumite koostamisel kaasa lööma hakata. Ja kui ta oli nagu selle intervjuu nagu läbi teinud või kõikidega rääkinud, et siis kuidagi lõis ette, et ahaaga, et siin on tegelikult ikkagi väga erinevad taotlused ja
väga erinevad maailma nägemised ja vaat ma ei teagi, kuidas ta selle lõppotsuse tegi, see oli nagu tema pakkumine, et teeme seekord niimoodi. Okei, aga kuidas see toimis? Et kas me räägime ju praegu hästi palju erinevatest kõlakodadest, et inimesed on enda sugustega kambas, et kas see, et nad tegid seda stsenaariumit, mis neile kõige rohkem meeldis, kas see ei loonud neid takistusi? No eks see on alati miinus, aga noh, et meil oli nagu oluline, et me saame välja käia, et noh, et tegelikult on alternatiivid. Ja siis olid tuleviku kongressil olid kutsutud liikmed. Ja need olid valdavalt olid teadlased. Tippteadlased, aga seal oli ka kunstnikke ja siis mõningaid nagu ärimehi, mingid 3-4 ärimeest ja poliitikud praktiliselt ei olnud. No, Savisaar ise oli siis veel peaminister, Savisaar oli. Aga poliitikuid seal peaaegu polnud, et seal ikkagi domineeriv punt oli nagu eri valdkondade nagu tippteadlased. Aga see kanti üle. See kanti teles ja raadios üle ja sellega nagu see asi enam-vähem lõppes, sest siis tulid muud sündmused peale ja valitsuse vahetused. Aga ta jäi nagu õhku või noh, et ütleme, et see oli nagu siuke, ütleme, selle taasiseseisvusaegse valitsuse nagu mingi message või. Et noh, et vaat edasi meie pikaajalise areng on juba alternatiivne ja me peame need värgid läbi arutama ja noh, et need ei ole, mida praegu saab otsustada momendil. Aga kuidas see kongress ellu kutsuti? Kuidas ta tekkis? No Lembit Valt oli see põhiline initsiaator. Ja Lembit Valt oli selle kongressi päälik siis ka. Ja noh, oli siis mingisugune selline väike ajutrust, kes siis seda nagu mõtles, et kuidas seda teha, aga need põhiideed jooksid nagu Lembitu käest. Ja noh, kuna Lembit oli ka nagu, ütleme, teadusringkondades kõrge autoriteediga inimene, et siis nagu see töötas, et tema nagu selle kongressi presidendina pöördus siis nagu selle üleskutsumisega siis väärikate inimeste poole. Nii et noh, eks ta oli natuke siuke elitaarne projekt, kui praeguse pilguga vaadata. Aga noh, igal asjal on plussid, omad miinused. Ja siit nüüd täpselt jõuabki Tulevikuuuringute Instituudi loomisele. Tulevikuuuringute Instituut siis hakkas oma tegevusega peale 92 algul. 92 aasta alguses. 92 aasta algul. Aga Eerik, nüüd on meil hea hetk öelda oma kuulajatele ja vaatajatele, et kui Eesti Tulevikuuuringute Instituudi algus ja iseseisva Eesti tulevikuuuringute teema teid huvitab, siis soovitame vaadata selle taskuhäälingu järgmist episoodi. Ja hetkel meie teeme siis suurt tänu sulle, Eerik. Ja siis jätkame.